Helve tõstab välja asju, et hakata tegema paltide õigelve. Paltid ainast kõigepealt. Palti ära, panen vee, sooja. Nii, vesi pannakse sooja. Nii, paltide tegemiseks on tarvis tuhlit või kartuleid. Ja need tuleb siis ära koorida. Siin on, mul on võetud enam-vähem 2 kilo võis neid olla. Ma nüüd tegin selle kodus ära, tuhlis läheb nüüd seistes tumedaks, sellest ei maksa eituda. Rivitakse ära, siis pressitakse käe vahel, oleneb, see on rivitud tuhlis. Käe vahel kuivemaks, kui kuivaks sa pressid, sellest sõltub, kui palju sa pead jahu panema. Nii, ta on nüüd natuke tume, aga sellest ei näida midagi. See on sellest, et ma ta hommikul tegin, muidu ta jääb ilus kollane. Nii, pressitakse siis käe vahel natuke kuivemaks, sest et kui ta on märg, siis seda rohkem kulub. Ahaa, et jahu kokku hoida, vanasti polnud jahu saa, jah? Ja eks see maitsed ka mööda. Aga ikka, et jahu oli ju ikka suht vähe ja siis tuhlist kasutati selleks. Mina nüüd teen neid paltisid, kuidas tegi minu ema. Palte tehakse väga erinevalt. Tagasjärves on täiesti teistmoodi tehakse. Ja ilmselt ka siin külas tehakse erinevalt, aga ma teen nüüd niimoodi, nagu tegi minu ema. Täna hommikul ma rääkisin oma isaga sellest, ta ütles, et nendel voolite sellised piklikud, vaata need, mis te siin praegu sööte, need teised päevapaldid, nad on eri suurusega mul tehtud, erinevad inimesed neile seda keetsime ja tegime erinevalt ka, et inimesed saaksid valida, kas nad tahavad suuremad või väiksemad. See on nagu enda valik, aga tema ütles, et tema ema oli nagu sellist lapergusi teinud, mu isa on Kaimri külast ja Annansi külast. Ja ilmselt kuidas kuskil peres tehti. Et ma nagu tuletasin meelde, et kuidas mu ema seda tegi. Ütle see talukoht ka, kus sa oled? Ema on mul Kotkalt, aga ise ma elan nüüd Tammeniidil. See on uus koht, seda ütleme niimoodi vanal Eesti ajal ei olnud. See on tehtud sinna kiriku maade peal omal ajal. Minu isa on Kaimri külas, nende majad nagu hävisid sõja ajal ära. Ema oli Kotkalt, aga seal meil on Kotkal väga palju rahvast elas koos. Ja üks isa hakkas siis seda maja ehitama ja siis oli kolhoosil oli generaalplaan, ega siis ehitada tohtis ikka ainult sinna, kus sulle krunt anti ja Kaimris ei olnud nagu mõeldavgi, seal ei olnud siis elektrit ega kommunikatsioon ega midagi. Kes on sinu tops? Ja võib-olla ja siis lihtsalt oli selline koht ja see nüüd omal ajal oli tal erinevad nimed külanõukogus, aga siis kui küll ta oli kiriku ja küll ta oli Niidi, isa perekonna nimi Niit või minu neiupõlve nimi. Aga siis, kui nüüd see maade tagastamine oli, siis nii Niidi kui kiriku on olemas. Tuli lihtsalt uus nimi. Ja hästi kiiresti pidin seal välja mõtlema. Öeldi, ütle nüüd. Ma ütlesin, paneme siis Tammeniidi. Ma olin just metsal käinud nii palju noori tammesid kasvas. Niidi, see on nagu siis sellest isa perekonnast siis sinna panime siis sellise nime nagu Tammeniidi. Nii, ja nüüd need paltid. Ja need paldid. Nii, eile käisin Mõntus seal mõne tuttavaga rääkisin ja kutsusin ka, et näed, tahate vaatame tulla, siis kõigil, oi, mul hakkab suu vett jooksma. Aga siis natuke rääkisime, kuidas kuskil tehti, et ikkagi erinevalt. Erinevalt, jah? Jah, erinevalt. Nii, et ei saa öelda, et on lõplik tõde. Kas Saaremaal puhast... Ei, ta ei hapne selle, ma lihtsalt hommikul tegin, sest ma ei saa siin seda riivida. Aga põhimõtteliselt ta nagu seisma ei peaks? Ei, kohe riivid ära ja kohe muljud, ma natuke muljusin kodus ära ka, aga ma lihtsalt siin see võtaks liiga palju aega. Kas Saaremaal puhtaid jahupalle ka tehti? Jah, tehti. Need nimetatakse rivipaltideks või valgeteks paltideks. Kus tuhlis sees? Kus tuhlis sees, siis on nagu rivipaldid, aga tehti ka lihtsalt valget palte ilma riivi. Ilma riivituhlita? Jah, ilma tuhlita, jah. Kas seda on välja? Riivipaldi või valget paldid, kas ei pandud mingit lamba? Vaata siin, käib just tegemine. Õige, kasutati ära ka lamba. Sutsulamba. Aga võib panna ka midagi muud, jah. Aga hästi palju. Vanasti koolis ütles kogu. Jah. Kui on, hästi palju on lambarasva kasutatud, jah. Aga võib vabalt searasva ka teha või seapekiga ja nüüd ongi nii kuidas kusagil. Et minul kodus vist neid lambalihasid väga palju ei olnud, mina mäletan enamasti ta oli ka seapeki sinna selle soolapekiga tehtud, suitsupeki. Nüüd ma tegin selle ette ära, et natuke kiiremini see läheks.
et siin on siis nüüd soolapeekon, natuke on seda suitsupööseliha ka pandud ja siis sibulad. Meil on alati kodus tohutult sibulat söödud, aga võib-olla igas peres seda ei ole tehtud, aga meil pandi alati sibulat sisse. Ega suhteliselt palju. Ja siis pannakse sinna juurde. Aga mis selle täitna siis veel peale jahu on? Kas keegi tahab Riivituhlis siis pannakse odrajahu. Odrajahu ja ei tuli siis midagi? Ei, minu ema pani alati ka nisujahu. Vaata, kui odrajahu paldid on, siis on nagu isa ütleb, et iga korra tõuse püsti, kui sa hakkad neela. Aga tänapäeva odrajahu on muidugi natuke peenem, aga nisujahu on selleks hea, et ta seisab paremini koos. Aga ma tean, meil emadega on verepalti. Ja veripaltisid tehakse, aga siis ei pandud tulist. Odrajahu? Jah, ikka odrajahu. Ikka valdavas on odrajahu. Ja nüüd sai pitistatud, sai välja see mahl, aga tärklis pandi tagasi juhul, kui seda tärklist muuks asjaks vaja ei olnud. Nii, nüüd ma võtsin selle tärklise ka kaasa, siis mis ma hommikul sealt jäi. Et see pannakse siis tagasi, kui sul just ei taha tärklist millegi muu jaoks kasutada, siis see pannakse siia sisse tagasi. Aga mahla jääb vähemaks, et muidu läheb väga palju jahu. Ja see sõltub nüüd, millist maitset ja mida sul parajasti käepärast on, ega siin ei ole ükski asi nii. Aga kas seal Antsekülas riivilimpusi ka tehti? Ma olen kuulnud, jah. Tädi Urve rääkis, et tehti. Piimaklimpid olid need riivitud kartul ja nisu, see pandi nisu ja valge jahu oli see. Ja tehti riivitud limbud olid meil. Minu lemmiksöök oli see. Ma tean, et lambade ja limpusid ei ole, see oli piimasupp oli see. Piimasupp tehti ja riivitud kartul ja siis nisu jahu ja siis täies. Ja meil tehti minu lemmiksupp ja ma ei oska seda teha enam, aga ma tean, meil lapsed pandi kartud riivima, see oli põhiline meie töö. Aga proovi. See oligi omal ajal igavne tehuse. Aga nad olid tüke huvitavad klimpid, sest jahuklimp on hoopis midagi. Aga see kartul ju keeb nii kaua, siis piim läheb üle, seda pead hirmsasti hoidma ju. Vaata, mina ei mäleta enam, mismoodi ta... Ei, see oli meie ema veel. Jah, no kuna kõigilest tehti. Minu nisujahu juurde ja kasutatakse siis seda tumedamat. Tegi ta niisuguseks, muletakse riigisel kartul. Ja kohe peale. Ja süüa seda täitsa kohe peale keegi. Aga need ei keediks. Siin on selline nagu... Keediks enne veega valmis, et pärast pandi piim. Võib ka lihtnisujahu panna, aga just see, et ta paremini koos püsiks on just see nisujahu. Ei, üldjuhul ei pandud, ega keelatud ei ole, aga üldiselt ei pandud muna. Nii, ma pean vaatama, kuidas ta mul tuleb, kas ma ta liiga kuivalt, mida ma siin juurde nüüd panen, soola tuleb ka panna. Ta peab jääma selline paras, et oleks voolitav. Aga võib ka täiesti ilma nisujahuta teha, aga siis ta kipub rohkem ära lahuma. Ja võib ka ainult nisujahuga teha, et see ei ole ka probleem. See on see, mida sul kodus just on. Aga tuhlis peab olema. Muidu pole riivipõlt. Riivipõlt, kui näed siin. Ja meil oli jah see sibula panemise komme, meie peres pandi alati igale poole sibulaid, aga ma usun, et see ei ole kohustuslik. Kui on inimesi, kes ei armasta sibulatega, ta ei pea panema. Kas see riivipalt ja jahupall on nüüd üks toidugrupp või on need ikka täiesti erinevad asjad? Minu meelest on täiesti teine asi minu jaoks. Teised, jah. Sest et neid nüüd keedetakse, siis süüakse, kes tahab, paneb leend ka peale. No jahupalli tehti ju ka nii. Aga hapukoor nagu hästi sobib ja külm piim. Aga võib täiesti niisama süüa nii külmalt kui soojalt ja need teised päevapaldid on need, mida me siin praegu pakume. Minul lemmikud olid alati need teise päevapaldid. Ja mis siis praeti ära ja kui oli võid näiteks tahad panna natuke, need on nüüd õliga praetud. Kui natuke võid ka panna, siis seal on väga hea maitse ja need olid siis just hapukoorega on nad head ja külma piimaga. Ma panin selle, mis ma selle pekki praadisin, selle ma panin kõik siia sisse, et pekk ja siis sibulad seal sees ja kõik täiega siia sisse. Aga ma ütlengi, et see on nagu igal perel on see natukene oma. Mari, kuule, kas sa ka teed neid juba